reede, kell on juba 3. Me teeme siis pildi ära, et siin rannu külje alt üks ilus värske küljega E39 ja teeme siis pildi. Pilt tehtud ja paneme siia ka selle kuulutuse. Ma olen nii mõnda kohta tahtnud panna neid kuulutusi, aga väga raske on seisma jääda. Kuidagi nagu üldse ei taha. Ta on, võt. Aga lähme viime auto ära Tartusse ja siis veel lattu minema Taaraka tegema. Üldse ei viitsi, aga ei taha esmaspäevaks ka jätta. Peab ära tegema. Rajad libedad ja õhtul üritan Mariga siis minna. Need sahamehed liiguvad. Et ei tea, kas ta paneb soola või ei pane seal, see tee oli päris libe, aga läheb otsib natukene, siis vaatab, kas saab külgsi ka panna, sest mõned need soolamata teed on ikkagi suht libedad. Et Tartus paar kohta kindlasti on, kus saab külgsi lasta. Tundub, et sulaks ei lähe, et vist öösel reede või laupäev pidi veel midagi juurde ka tulema, eks näha ole, aga vaatame siis, kui on õhtu käes ja läheb, otsib libedaid radasid. Nii reede õhtu korralikult sajab ikka lund, et hakkab pihta. Töötab nagu naksti. Ma pean jahutusvedeliku juurde panema, kojameed ära vahetama ja mässama, et ma teen need asjad ära ja siis läheb sõitmiseks. Miks ma pean mingi kojameeste vahetamise jätma nagu kõige õudsama ilma jaoks? Miks ma ei saa seda nagu päeval ära teha? Miks ma arvan, et kõik käib nii kergelt ja lihtsalt? Tõesti masendav. Ma ei saangi praegu kojamehi vahetatud. See parempoolne seal on nagu täiesti kööga. See kumm on seal lahti ja ma ei tea, täiega masendav. Aga ma lähen sõidan veits ringi ja vaatame, mis saab. Vahepealne update, olen nüüd natukene aega ringi siin sõitnud. Nii palju autost, et ikkagi sooja õhku ei tule. Suht külm õhk on, et see tuleb ikkagi ära teha, sest praegu ikkagi näpud külmetavad ja kinnastega on nagu suht ebamugav. Siis on vaja veel silla stendi või midagi. Kuidagi rool käitub hullult imelikult, et kui sa nagu auto on natuke kuidagi liiga ettearvamatu või ma ei ole varem kompaktusega driftinud või ma ei tea, võib-olla gripib nesti või ma ei kujuta ette. Et jah, no see on kindel, et rool on kuskil natukene viltu, aga mul ongi võrreldes näiteks Maribemiga on mul kõvasti raskem rool, et see tegelikult tuleks ära teha, sest raske rooliga on veits ebamugav. Aga praegu ongi hea, tulevad sellised pisiasjad välja ja ütleme praegu see lund ei ole veel nagu piisavalt, et ma ei tea, kas asi on rehvides, et ma pole harjunud. No ei tohiks nii head rehvid olla, sest vanus on neil päris suur, aga kuidagi nagu ei ole veel päris ideaalne see lumetase või et veits peaks vist rohkem lund olema või kuidagi libedamaks sõkutud, et praegu nagu selle lume all ikkagi on nagu asfalt, et siis vähemalt tundub. Ja ongi see, et kuidagi auto on natuke ettearvamatu, et siin natukene nagu lasin essi siin
kes teab seda kohta, siis teab. Natuke nagu lasin S-i minna ja mingi hetk, no ma veits nagu lasin ka üle juhid nagu spinni minna, aga natuke vist kiire hoog oli, natuke hirmsaks läks korra. Aga jah, spinne olen teinud paar tükki, et kuidagi ma pean harjuma autoga, et jah, pluss see, et ikka väga külm on. Ma vist lähen korra kapotile, ma teen selle lahti, vaatan, kas on vaja vett juurde panna, seda jaotusvedelikku. Juba toas ja 10:30 on kell, mingi 8 aegu läksin, 7-8 aegu, 7:30 vist. Ütleme kuskil 3 tundi maurasin ringi. Ühtegi peatust väga ei teinud, et kogu aeg sõitsin, kuna ma olin üksi, mis ma seal ikka passin ja koha peal auto, kui vähemalt liigud, siis kuidagi ise vähemalt nagu liigud, et saad sooja, aga koha peal ei ole mõtet ka väga tiksuda, et siis otsustasin praegu koju tulla. Ma ei tea, vaatame, kuidas tuju on, kas lähen veel tagasi, lund veel sajab, et soojanen veits. Varbad juba hakkasid enam-vähem külmetama ja ütleme nii, et tavaliselt on hea ka ära lõpetada, kui matsu ei ole veel pannud, sellepärast, et auto liiga, kuidas siis öelda, liiga agressiivne. Et kui ma nagu hoian teda nagu ühes suunas, ma näen, et veel on ruumi, ma tahan, et ta veel nagu läheks sinna suunda, siis ta kuidagi juba tahab ise nagu teisele poole minna ja kuidagi ma pean veel harjuma. Oodatus selles mõttes nagu, kuidas ma ütlen, et ma teadsin, et kompakt on lühema kerega nii-öelda, et see
poolte vahetus ei saa nagu nii sujuv olema, aga hetkel on nagu liiga närviline, et tundub, et peab sillast stendi tegema ja rooli rohkem pöörama, ehk siis eest, kas rattad rohkem kokku või? Midagi sellist oli, ma ei mäleta täpselt, aga eest vist tuleb rattad rohkem kokku panna, et rohkem ise rooli lappaks, mitte et ma pean ise teda lappama. Aga võib-olla lähen veel tagasi välja, puhkan veits, joon teed ja vaatan võib-olla mingit filmi, aga selles mõttes ikkagi esimene lumi tehtud. Kindlasti kirjutage kommentaarimisse, kuidas teil endal nagu läks, kas elasite üle või juhtus mingeid apsakaid. Nii, üks öösel ja ei suutnud vastu panna, et tahan ikka natuke veel sõita, et lund siiamaani sajab, et päris äge ja lähen teen ühe tiiru veel, vaatab enne magama minekut selline tund-kaks vast ikka. Elasin üle, kell on 2 saamas ja aitab küll, et lund veel sajab päris tugevalt kohati, aga ei jõua, et suht väsinud ja lõpetame siis, kui oleme võitjad, et sai siis kuskil natuke üle veerand paagi maha kärutatud. Sellise kimamise peale ei ole isegi kõige hullem, et täitsa okei. Jah, nagu ma ütlesin, siis kus siis öelda, et sain juba rohkem pilliga sina peale, et pole vist harjunud, et pill läheb sinna, kuhu rooli keerad, et mäletan Omegaga nagu sellist tee peale S-i sõita oli hästi mõnus, sest ta hästi pikalt nagu hoidis, nii kui sellest suunda jäid, siis tükk aega hoidis. Aga sellega, nii kui natuke midagi rooli liigutab, kohe pill läheb sinna, et see on minu jaoks nagu väga harjumatu. Aga jah, sillast end tuleb ära teha, ja pluss sooja puhkuma, aga klaasid on enam-vähem puhtad, et ei ole kõige hullem. Lihtsalt võtab kaua aega, et puhtaks läheks, et see on nagu see miinuspool. Aga ei, aitab küll. Teile ka soovitan, et alati lõpetada siis, kui nii-öelda oled veel võitnud, et ei ole ühtegi posti maha sõitnud ja autot katki teinud. Et mingi hetk ikkagi väsid ära ja hakkad lollitama, et ei tasu selle asja peale punnitada, et lund tuleb veel ja terve auto on palju parem. Igal juhul, lähen magama ära. Sangerit väljaspoolt ka, et käime kergelt. Koopad puhtaks. Pärast ära külmub on palju raskem. Tagaots on selline, et lumine alas ei olla. Tegelikult peaks pildi tegema. Laupäeva hommik 9:30, aga ma olen siin juba korra käinud, et see Passat Urmal suri ära ja filmin iPhone'iga, sest GoPro jälle millegi pärast ei tööta, kas aku tühi või midagi. Mul on vaja ajada nüüd see Urmal jah, Passat millegi pärast ei läinud pöördesse ja viisin ta tööle ära ja nüüd on vaja ta peale saada. Automaat ka veel. Tööle läheb küll suht hästi. Tagasi ajada. Ruumi endale teha. Sellest ruumis mulle piisab. Nii, pill peal nagu naksti ja lähme viime Tartusse tagasi. Pill maas nagu naksti ja juba tagasi toodud. Selle käru kasutusjuhend või midagi ütleb, et talvel soola saades
peab kogu aeg seda käru tegelikult pesema pärast iga kasutuskorda. Siin Saku kõrval on tehtud küll see pesula, aga sinna on nii kehv saada, et ma ei usu, et ma vahele sinna manööverdaks, sinna on ikka väga kehvasti tehtud. Et vast kõige kehvemini see tšinki ei ole. Et see sool siis mõjub halvasti selle tšingile või midagi. Üritan lihtsalt natukene harjaga puhtamaks teha. Et just need tähtsad kohad. Nagu nii tuleb lund juurde, aga just seda ei teagi, mis kohad. Aitab küll. Näeme, vaatame. Ma lõhkusin endal lumeharjaga ära, see jäi ukse vahele. Nagu ikka, aga õnneks mul on lumeharju. Vahejullaga, aga ongi probleem selles, et seda vahejullat ma siin küljes hoida ei saa, kuna kuidagi kinni külmub või ma ei tea, ma ei saanud ennem üldse lahti seda. Nii, mäss on siin väljas ja kojameed sain ära vahetatud. Et päevavalges ikkagi ja kindak käes sain rohkem mõistust kasutada. Ühe köie viskasin endale autosse igaks juhuks ja ütleme niimoodi, et õhku ma olen üritanud praegu siin välja ajada ja ei ole mingit õhku või ma ei tea, ringlus on, värgid, särgid ja salongi minev voolik on ka nagu soe ja praegu mul vent kinni. Ja kui ma panen nüüd vendi korraks 4 peale, tuleb jumala head sooja õhku käele. Ja nüüd hakkab järjest jahedamaks minema. Jah, järjest jahedamaks läheb. Et jahedam. Leige. Ütleme niimoodi, et tuleb sul leiget vussu. Et kas see võib ikkagi olla veepumba viga, et ta tõmbab radikas nagu selle sooja ära ja ringlus ei aja seda ilusti ringi. Sest jah, nüüd on juba selline leige. Ta ei ole nagu külm, aga samas ta on leige, et ma ei tea. Et kui käega katsuda, see lõdvik on soe, siis seda klappi mul ei ole, konditsioneeriga on ainult see klapp, et mul on old school, et mul on lihtsalt siin need pimedad nii-öelda, noh, lihtsalt need, ja see voolik on väga soe. See on pigem selline ka soe, mitte nii soe kui see,
aga ka soe. Ja termostaadist tulev voolik on ka juba leige ja soe. Et kõik on soe, ma ei tea, mis on häda. Et siit see nippel nagu ei käi ilusti kinni, võib-olla siit ta saab lekkida jahutusvedelikku. Jahutusvedelik on normis, üle normi isegi. Et ma ei tea, mul on külm, ma lähen tuppa ära praegu. Ma ei oska praegu enam midagi teha. Vähemalt kojamed sain vahetatud. Pühapäev. Nii palju minu plaanis siis tulla hommikul 6 aegu sõitma, panin äratuskellad, et siis oli see lumesadu nii-öelda mingi 4 alates. Ma mõtlesin, 6 aegu on juba normaalne kiht maas, et tulen hommikul 6 aegu küljetama, aga näed, uni sai minust ikkagi jõudu, jaksu, võitu ja nüüd ma olen siin, mis see kell oligi? 1:30 peaaegu. Ja ma olen siin kuskil Tartu külje all, ma ei teagi täpselt, kus ma olen, aga põllud ja kitsed ja metsad ja et siis siin mingid jäljed on, keegi siin on paugutanud selles mõttes, et ma siis ka natukene kasutan siis nii-öelda neid kruusateid ja asju, sest päeval mitte nagu linnas, aga linna lähistel nagu on, ma arvan, tänavad liiga täis ja reegel on ikka, et kui on mingi pime kurv, siis sinna ikka külge ees ei lenda, sest kunagi ei tea, isegi ka kõige suuremal metsateel võib keegi vastu tulla, nii et pigem ikkagi, kui sa näed kurvi, siis võib-olla natuke küljetad, aga kui on mingid sügavad kraavid, siis ei ole ka mõtet väga, et kinni ei viitsi jääda või kraavi kinni, et keegi peaks appi tulema. Seega jah, proovime natuke siin lihtsalt ilma nautida ja vaatame, kuidas läheb. Iga metsatöö. See on väga halb. Väga halb. Kus ma nüüd läksin? Kas on üldse tee? Joh. Oja. Jesus Christ. Pean siin ümber keerama. Nüüd ma panin puusse. Aja. Mingi puks või midagi on ka vaja ära vahetada, et ikka vastikult koliseb, mulle ei meeldi, kui koliseb. Ringilt lõpuks tagasi päris pikalt sõitsin ringi. No ikka pikalt, ütleme nii, ma ei mäleta mitu tundi. Päris ilus päike on väljas ja
Ma pean natukene rooli, siis minu arust oli vasakule liigutama, et sõidu ajal on ta veits viltu. Sõidu ajal oleks tegelikult kõige parem sirgeks panna, siis tead täpselt. Aga ja lisaks sellele poltidest rooli üle pingutama, sest praegu loksub, et veits on lahti tulnud. Selline see kompaktuse elu on siis. Klaas on sees nii härmas, et ei saa liikumagi hakata ja üritame jõuda siis ühte garaaži ja seal üritame vaadata, kas me saame midagi teha või ei saa, aga pill ei puhu sooja, joh, ei tii. Mari üritab ka enda käraka veel tööle panna ja läheb driftima. Bensukas ei vaja palju akut. Sul õnneks läks kiiresti soojaks. Ja minul ka. Lähme siis Essena sinna Ermi parklasse, las ta seal harjutab. Minul ka. Muidugi aknad on praegu kõik udused. Aga see on veel lausa jää. Aga minu auto puhub sooja. Chris fixis, Lauri tegi korda. Ikkagi jah, salongi radikas oli siis nii-öelda umbes paska täis ja pesime puhtaks ja panime tagasi ja puhub sooja nagu miska. No praegu veel puhub külma, las ta läheb natuke soojamaks, aga puhub sooja, et väga hästi puhub sooja, nii et suur tänu sulle, Lauri, ja minge, kui enda pilli vaja remontida, siis minge Chris Fixi, teevad asju korda. Nii, üritan seda siseniiskust. Ma ei tea, kus see nii hullult nagu seda siseniiskust on, siis ma olen ringi sõitnud aga samas mul ei puhkunud ju väga sooja, seega kõik see lumi ja asjad, mis ma siia sisse olen tassinud, ega see ju ära ei ole läinud siit, et läheme, teeme veel natukene kuskil mingit külgsi ja Mari võtit otsisime ka mingi pool päeva taga ja tuli välja, et see oli seal, kus ikka vaatad selle kõige tihedamini. Thanks, et vaatasid selle nädala videot. Kui sa veel subscribe ei ole pannud, siis tee seda, sest varsti on juba 2500 inimest kokku, mis on nagu... Lisaks sellele jõulud on tulemas ja driftpapis.com on asju, mida võiks täitsa kellelegi kinkida, seega teeme jõulukampaania, et kulutades vähemalt 20 € driftpapis.com lehel, siis saate tasuta kaasa sellise värvus on erinevad. Värvused võite märkustesse kirjutada, kui on mingid konkreetsed soovi, aga muidu ma panen siis oma äranägemise järgi ja on siis see USB-ga laetav tulemasin, et selline äge kingitus siis nii-öelda kaasa, iga 20 € ostuga tasuta kaasa ja thanks teile, tšau!